pillume erinevate kottide sisse. Mul on üks veel siin, millel ma olen alustanud just viimseid õmbluseid, aga päris kokku teda veel pannud ei ole. Ma arvan, et võib-olla pigem naisterahvastele mõeldud selline kena kott, mis selle sees on. Kaane küljes on paar sellist väiksemat taskut ja üks suurem. Tahaseina jääb selline likk. Siis on lukuga tasku. Kindlamalt saab midagi ära peita siia. Ja siis eesotsas siin veel väiksemaid taskuid. Seda ülevalsehitust võib igatpidi muuta. Võib panna siia neid vaheseinu sisse juurde, kui tarvis on, et oleks rohkem sorteerimise võimalust või võib-olla rohkem mahutada midagi. Võib lukuga taskuid juurde panna. Võib neid, ma olen need teinud kaardi mõõdus. Väikseid taskuid vaheseinale juurde lisada ja üks üllatus on sellel kotil veel, aga ma arvan, et ma õmblen ennem kokku ja siis pärast näitan. Mulle meeldib kasutada selliseid neid voldikuid, mis on 2 tükist kokku õmmeldud. Sest nüüd, kui kott on kokku pandud, siis ta jääb alati hoidma nagu siia sissepoole ja ei hakka niimoodi koti servast väljapoole punnitama. Need küljetükid põhja külge ka õmmelda. Esiteks see aitab hoida koti kuju, kui ta pärast on paremini näha võib-olla. Siis ta muidu vajub siit alt ka niimoodi lapikaks ära. Ja teiseks on, et kui siia satud panema ka midagi pisikest sisse, siis on rohkem šanssi, et ta siit külje pealt kuskilt välja ei mahu kokku. Sa näed, et ta on selgelt kahest erinevast tükist kokku pandud. Aga küljetüki peal olen ma lõiganud ta niimoodi kokku minema, et külje pealt seda nahkade paksuse vahet ei oleks märgata. Ja siis ta on lihtsalt ühtlasema ja võib-olla kenama väljanägemisega. Kott on kokku õmmeldud ja siia sisse on tekkinud paar sellist niidikest. Niidikeste küljes on paar rõngakest. Rõngakesi saab kasutada selleks, et seda kotti saaks õlarihmaga ka kasutada. Ja see ei ole kohustuslik, seda saab tellimisel küsida, valida. Ja kui sa ei taha õlarihma kasutada, siis sa saad asendada need rõngakesed selliste lapikute kruvineetidega, mis ma tööga kaasa panen. Seda on väga lihtne vahetada. Lihtsalt needi siia ja kruvin selle kinni. Hea oleks tegelikult kruvikeerajaga muidugi võib-olla võimalusel üle natuke keerata. Siis on siuke. Mu õlarihmata ei jää siia koti peale ka midagi siukest nii-öelda üleliigset töllerdama, mida parasjagu vaja ei ole. See kott on piisavas mõõdus, et teldiskivi siia võib-olla ei pane sisse. Ja seetõttu ma leian, et see õlarihma kinnitus selle klapi küljes on täitsa okei. Ta ei hakka midagi nii hullusti tirima, et midagi siin veniks välja või et see kinnitustrukk vastu ei peaks.